Tere hommikust kõik minu sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust päike, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Ärge kunagi käige minu tegude järgi, vaid te peate käima minu sõnade järgi. Selline oli vanast heast ajast ühe toreda mehe ja parturgi ütlus. Ma ei tea, miks mulle meenus täna hommikul jälle nendest 80-ndatest aastatest üks süvakommunist, kes oli minu töökoha ülemus, kui ma olin 22-aastane noorpoiss. Aga ma arvan, et ajad olid lihtsalt sedavõrd huvitavad ja ma tihti lugu meenutan seda meest. Ja ilmselt ka sellepärast, kuidas ta oskas Moskvast meie asutusele läbi konjakipudelite raha välja võluda, mille kulutamiseks siis pidime tehtud töö ja sellele kuulunud ajakulu taustal joonistama olematuid töötunde. Ja me tegime seda, sest palgalehed, need kirjutati pliiatsitega, siis kirjutati sinna igasuguseid romaane ja tehtud töökalkulatsioone ja tunde ja kustutati kustutuskummiga vahepeal ja nii edasi, sest see oli kohe selline iga kuu lõpp, selline väga huvitav tegevus. Sest kui seda ei oleks teinud, siis vastasel juhul, kui me need rublasid poleks ka välja joonistanud ja ära kulutanud, oleks meie järgmise kvartali siis Moskva rahade nii-öelda limiidid asutusele kordades väiksemad olnud. Neid lihtsalt kärbiti sel juhul, sest oli nagu selge sõnum, et kui te ei oska raha kulutada ja tööd ei viitsi teha, siis pappida rohkem ei saa. Ja kas tuleb nagu tuttav ette, et see on nagu üks ühele nende eurorahade jagamise ja selle poliitika taustal, kus öeldakse ka, et me ei oska rahasid kulutada ja nii edasi. Aga igatahes tolleaegsed konjaki joomised siis Moskva parteibüroo bossidega olid ühed väga vinged koosviibimised, sellised ehtsad labrakad, kuhu nagu üldjuhul sellised noore kutte juurde ei lastud, kuna seal oli ka tibisid ja tehti igasuguseid vigureid ja nii edasi. Oli muidugi võimalik juurde saada ja eriti ka nendel, kes olid nagu ülemuste isiklikud autojuhid. Need olid tavaliselt ka noored kutid. Aga tihtilugu sai nähtud finaali, kus siis nagu lakkumaani täis tegelased seltsimehed olid ninapidi kukkunud juba kartulisalati kaussi, kus neil tekkis siis selline lämbumise oht. Ja neid seltsimehi oli vaja siis aidata hotelli ilusti tudjule, sest hommikul oli vaja jälle partei koosolekut pidama hakata. Või siis olid juhused, kus seltsimees oli jäänud saunalavale magama ja vajas koju naise juurde toimetamist seal südaöösel kuskil 1, 2, 3 vahel. Et ega need polnud ka arukordsed juhused. Ja mis isegi juhtus, oli sellised asjad, et seltsimehega sai hommikuni koos nagu saunalaval viljeleda sellist poolärkvel olekut, sest neid tuli valvata, sest nendes suurtes puhkekeskustes olid sellised suured saunad, kuhu mahtus nagu risti ja pikku päris palju seltsimehi, mõnikord oli 3-4 tükki seal, sest külmal talvel oli see tavaliselt kõige soojem ruum ja need asutuste suvilad olid enamjaolt kõik sellised suht kõledad ja külmad. Ja see kõik tundus juba siis ulmena, aga kujutage ette sellest, Moskva suured rahad liikusid ja Armeenia konjak ja sovetske šampanja voolas hojadena ning oligi nii, et musta kalamarja sai söödud suurte supilusikatega. Ja mis iganes tänase spetsiifilise loo taustal, siis ma ei pretendeeri oma jutu ja selle mõtte uskumiseks, sest suur enamus on kunagi uskunud siiralt Vladimir Iljitš Leninit, teenides ustavalt vana või noorkommudena tema üllast parteid ja neid ideid, ideaale ja siis kelle tegude ja filosoofia järgi on joondatud ja koondatud alates 1991. aastast Eesti Vabariiki. Ja mul ei lähe kunagi meelest ära ühe Iisraeli juudi ütlust 1901. aastal, et püha müristus, et need kommud ajasid ühe suurriigi kraavi ja hukutasid selle, kuidas nüüd seda teist hakkavad üles ehitama, see on täielikult nagu ulme ja võimatud, sellest ei tule mitte midagi välja. Eks tehke ise järeldus, kas sel juudil oli õigus või ei olnud. Ja sellepärast võtke siis kõike kui meelelahutus, sest meele ja maailma muutuste mängutuppa pole nii suurele enamusele enam mingit asja. Küsite, et kuidas siis nii, aga ma vastan, et õppige lugema pealkirju ridade vahel ja diagonaalis lugedes leiate nii mõndagi huvitavat. Ja kõige tähtsam on, et näha siis seda suurt pilti kuidagi selliselt, et ei süveneks mingisugusesse konkreetsesse informatsiooni, mida teile siis hommikust õhtuni pähe nagu raiutakse.
Ja siinkohal siis veel sellesama Iisraeli juudi ütlus, mis ei lähe mul ka eluaeg meelest ära, et kui sa vaatad televiisorit ja jääd televiisorit vaatama, siis sul kaob iseseisev mõtlemisvõime. Ma ei saanud pikalt sellest asjast aru, aga võin taustaks öelda, et mina 13 aastat juba televiisorit ei vaata. Ja siis mõelge näiteks selle üle, miks oli täna hommikul ühe globalistide Solgitoru peauudiseks selline pealkiri, et koroonapandeemia on Soomes lõpusirgel, kus siis nagu sutsude tase on juba sedavõrd kõrge, et vaevalt on vaja tagasi minna rangete viiruspiirangute juurde. Nii, ma lugesin seda ja edasi polnud mõtet seda üllitist lugeda, sest juba alguses oli fikseeritud manipulatsioonile tuginev algfraas vaevalt. Ka Iisrael ja Island kasutas hiljuti just sedasama võtet Bilderbergide Solgitorude pealkirjades ja vaadake siis, mis nendes riikides täna toimub, uurike ja mõelge oma peaga, et see tuleb kõik kasuks. Et niimoodi õpitegi siis lugema ridade vahelt ja diagonaalides, kui oskate hoomata suurt pilti, ehk tegelikult kogu see pask, mida teile serveeritakse, on üks suur malemäng. Males peab ka mõtlema. Juba 5 käiku ette ja lõppsituatsiooni, mida iganes. Kui nüüd siis asja juurde, kus ma täna tahan siis kõva häälega salvestada oma mõtteid nagu sellistes teemades ja kontekstis nagu elektromagnetväljad, elektromagnetiline kiirgus ja elektromagnetlainete spekter. Ehk siis tänane teema on minu järg eilsele lõustaraamatu postitusele, kus ma siis avaldasin patendi, te vaadake seda kerige tagasi, kuidas elektromagnetväljades on võimalik manipuleerida inimajuga, just nimelt sinu, minu ja kõikide meie ajudega. Ja see on siis järg minu varasematele postitustele, kus ma siis käsitlesin nii nano- kui biotehnoloogia spektrit seoses nende vaktsiinide ja süstidega ja kõige selle saastaga, mida teile täna siin serveeritakse. Ja need teemad on kõik pärit ühes sellises suures supikatlas, kus globalistid vaaritavad ühtse maailmakorra loomise suppi, mille komponentideks on inimaju ja meie geneetika. Ja me oleme kõik kunagi mõelnud ja isegi kuulnud sellistest asjadest, et inimaju tegevus on muutumises, kui on siis nagu kokkupuude elektromagnetväljadega, ehk siis juhtudel, kus me puutume kokku madal- ja raadiosagedusväljadega ning mingite optiliste kiirgustega. Et neid asju oleme me ka kõik elus tajunud. Näiteks kui omal ajal autoga sõitsid ja politsei mõõtis sul kiirus, siis hakkas auto raadio sahisema ja mobiiltelefon krabisema ja ilmselgelt sealt sellest torust tuli siis mingi kiirgus autosse, millega võeti see kiirus kinni, aga kuidas see inimorganismile ja meie ajule mõjus, ma arvan, seda ei tea mitte keegi, ei tea isegi politseinikud. Ja siis elektromagnetiline kiirgus on meile tuntud erinevate nimetustega, siis sõltuvalt millises sagedusvahemikus see esineb, et sellest oleme ka kuulnud. Ja nende väljade puhul on tegemist füüsikalise nähtusega, mis avaldab inimesele ilmselgelt füüsikalist mõju ja seda oleme ka koolis õppinud, mis siis veel. Ja see spekter on nagu väga selline laiaulatuslik eri sagedust ja lainepikkustega kiirgusvahemik. Kõige paremini olevat tunda seda optilist kiirgust, mis siis sisaldab nähtavat valgust ja on olemuselt ka mingi elektromagnetkiirgus, mille lainepikkus on vahemikus 100 nanomeetrit kuni 1 millimeetrit. Mäletate, ma rääkisin USA dollaritest ja nendest nanoasjadest, mis siis sisse süstitakse praegust. Et võtke või jätke, uurige ja siis tegi ise järeldused. Ja erinevates sagedusvahemikes on elektromagnetväljade mõju siis tervisele väga erinev. Tugevas sellises staatilises magnetväljas viibimine või liikumine võib põhjustada peapööritust, iiveldust ja muid sellise meelelisi toimeid. Esineda võivad ka tähelepanu, keskendusvõime ja muude vaimsete funktsioonide muutused. Nii et seda me kohtame inimeste keskel pea iga päev. Enamuses on kõik need põhjused, millega perearsti poole pöördutakse ja ma juba 30 aastat tagasi sisuliselt mõtlesin, et kui need mobiiltelefonid hakkasid maailma tulema, et ilmselt need põhjused või need nähtused, mis põhjustavad siis neid asju on veel teadmata, aga 30 aasta pärast kunagi me näeme, et mis siis nagu juhtub,
et kuidas nad mõjutavad inimese aju ja nüüd siis tänaseks on kõik see välja kujunenud ja tegelikult on ka nagu teaduspõhiselt ja patendipõhiselt ja kõik see on lahti seletatud, mida on tehtud ja mis mõju siis on ja kuhu maailm nüüd tüürib sellega. Põhimõtteliselt ütleme siis nii, et kiirgused on kõik meie aju ära tinistanud ja vaadake seda patenti, seal on ka manipulatsiooni süsteem lahti näidatud, et kuidas on kõiki meid mõjutatud, muidugi mitte kõiki, mina ei ole televiisorit vaatanud 13 aastat. Et mis teie ajuga on tehtud, mis teie mõttevõimega on tehtud ja miks te täna olete kõik sellised, nagu te olete ja miks mina olen täna selline, nagu ma olen. Sest mina istun ka päevad läbi internetis ja Wi-Fis ja eks ta avaldab meile kõikidele omasoodu mõju. Ja siis sagedusvahemik kuni 400 hertsi, seal pidi tekkima isegi mingid nägemisvälja virvendavad sellised visuaalsed aistingud ehk mingid fosfeenid. Et kui te sulgete silma ja siis õrnalt silmi masseerite, tekib ka seal mingisugune selline efekt. Või siis sellised elumehed teavad, et kes on kunagi palju pidu pannud ja pohmellis olnud, et siis ka hakkad seal mingisuguseid asju nägema seal mingil hetkel, et kui und ei ole ja nii edasi. Et siis neid andmeid on maailmas üldiselt väga palju kogutud, uuritud ja nad annavadki siis erinevat teavet vastavalt sageduslainetele ja elektromagnetväljade tüübile. Nii, on siis mingisugused spetsiifilised asjad veel, ioniseerivad kiirgused, mis on suure energiaga elektromagnetilised kiirgused ja need on võimelised siis elektronaatomist eraldama ja nii edasi, nii edasi. Ja infot selle kohta, mis on elektromagnetväljad, milline on nende mõju tervisele ning millistel juhtudel on vajalik rakendada kaitse- ja ennetusmeetmeid, selle kohta annab muide teavet ka Tööinspektsioon Eestis, kus on ilusti öeldud, et elektromagnetväljас viibimine võib põhjustada inimese organismile otsest biofüüsikalist mõju. Nii, nüüd mõtleme edasi, et enam me ei olegi selles elektromagnetväljas, vaid me oleme juba raku tasandil sinna sisse viidud. Ja uuringute alusel on kehtestatud kokkupuute piirnormid, seda ütleb jälle seesamane siis Tööinspektsioon, mille ületamisel mõjutavad siis elektromagnetväljad inimese tervist ja ohutust lühiajalise kokkupuute korral olulisel määral. Nii et see on tegelikult välja öeldud, aga mitte keegi sellest ei räägi. Ja sellest ei räägita sellepärast, et püha jumal. See on lihtsalt kirja pandud nii, nagu ette on nähtud, aga edasi kõik toimub vaikimine. Ja siis uuringud on veel tõestanud, et struktuurid, mis muutuvad pärast elektromagnetväljadega kokkupuuded, on siis inimese ajukoor ja hipokampuse neuronid ja ajutüvi. Kõik ühesõnaga terve kompott, mis meil siin kupli all on, see on kõik siis mõjutatav ja kui vaatame seda patenti, siis me näeme, kuidas sellega on manipuleeritud. Ja siis vaatamata inimese sünnipäraselt tuleneva mõtteviisile, olemusele ja eelistustele on meie ajusse sisse ehitatud funktsioonid nagu selline igapäevane keskendumine, vabatahtlik tähelepanu, isegi kriitiline mõtlemine ja meid ümbritsevate tegevuste hindamine. Et kui me oleme siin ja praegust ja mina loen seda, siis ma mõtlen ka midagi, kui teie kuulate, siis te mõtlete ka midagi, et see on siis selline sotsiaalse käitumise sisse kodeeritud mudel. Ütleme, et mul on üle 1000 sõbra, aga tegelikult õige sõber ju jagaks juttu alati ka teisele sõbrale. See tekiks selline sotsiaalne käitumise muster, aga vaadake, olgem ausad, kõik kardavad jagamist. Üks kardab naabri kassi, teine kardab vanaema mingisugust männergut nurgas, kolmas kardab töökohal ülemuse, ma ei tea, pilku ja neljas kardab naabrinaist ja viies kardab ei tea keda, nii et tegelikult see on meile kõik ajus sisse kodeeritud, et me ei julge midagi teha. Et see aju on nii ära tinistatud, et inimesed on kõik hirmul. Kõik kardavad midagi kaotada, kõik kardavad, et tema peale näidatakse näpuga. Äkki keegi ütleb midagi, siis jookseb üldse juhe kokku. Et need on siis need impulsid, mis meil pidevalt ajus töötavad ja mis on tegelikult juba ära rikutud, sest meil on hirmud
meil on teadmatus, meil on mis iganes selline mentaliteet ja täpselt nii ongi, et tegelikult meil igal ühel töötab see asi siis erinevalt ja me võime ju muidugi mõelda, et need meie ajustruktuuri muutused aitavad meil siis igasugused õppimis- ja mälumehhanisme arendada ja see on ju iseenesest ju väga, väga hea ja pole sugugi paha. Kuid siinkohal siiski stopp, et kas te teate, et inimese närvisüsteem on elektriline organ? Et siit siis edasi närvisüsteemi otsesest või siis kaudsest mõjutavatest teguritest, mis siis põhjustavad igasuguse morfoloogilisi, keemilisi või elektrilisi muutusi, et need põhjustavad otseselt neuroloogilisi mõjusid. No neuroloogilised mõjud, need on siis ka meil päris hästi nähtavad, me kohtame vahel iseenda peal, teiste peal, lähedaste peal, peredes, et need on ikka päris karmid, et ma ei hakka neid kõiki lahti seletama, et teate ise, millest ma räägin. Ja nende mõjude lõplikku avaldumist võib siis näha inimese psühholoogilises muutuses. Ja eks siis ka see mälu ja õppimine ja selle kõige taju. Nii et see ei tohiks absoluutselt olla üllatav, et kokkupuude elektromagnetväljadega võib põhjustada ka neuroloogilisi muutusi, mida mina näen täielikult terves ühiskonna kontekstis. Absoluutselt terve ühiskond on sassi pööratud ja sassi pööranud. Ja ei saa olla niimoodi, et miljon inimest ja miljardit üle maailma tinistatakse 3 kuuga nii ära, et nad ei saa enam mitte millestki aru, kus maailmas nad elavad. Ja siit on ainult üks järeldus, vaadake seda suurt pilti ja uurige siis seda kõike asja, mida ma olen juba siin mitmeid kuid rääkinud ja juppavad teile ette nagu näidanud. Ja ega jah, neid närvisüsteemi, neid füsioloogilisi muutuste tagajärgi on ju väga raske hinnata, et psühholoogid ja hulluarstid neid kogu aeg kompavad ja lähevad vahepeal ise hulluks, siis need lastakse töölt lahti ja sest nad ei tule enam toime ja ongi nii, et pikalt nagu töötanud psühhiaatrid on kõik lõpuks ise sassi pööranud ja see pole ka saladus. Ja need siis kõik need närvisüsteemid ja geneetilised mõjud, need toimuvad ja reageerivad siis kõikidele välissuhetele, kus me igapäevaselt siis elame. Eks nende välistele häiretele, mida meile siis kogu aeg ette tinistatakse. Ja tavainimene teab ju ainult seda kõike siis närvipõletike nagu põhjuste ja tagajärgede skaalal, et kus siis mingi elektrilise aktiivsuse muutus võib põhjustada erinevaid tagajärgi ja olenevalt siis sellest, et kas inimene vaatab televiisorit või sõidab näiteks autoga, kuulates autoraadiot, et need mõjud on siis vastavalt erinevad, aga nad mõjuvad. Ja mõelge siis nüüd lõpuks, et kuidas on võimalik siis seda kõike võtta ja sellest aru saada ja seda tajuda ja peale näiteks moehaigus 6. või 8. sutsu, mis tuleb. Et me kõik juba teame, et see 2., 3., see on kõik algus. Ja see kõik siis 5G levialas, see kõik siis nano- ja biotehnoloogia, nende patentide taustal ja mõelge selle asja üle. Ja sellega ma täna nagu lõpetan. Soovin nagu ilusat sügispäeva, puhake sügavas meelerahus, sest meie tublide sanitaarpioneeride abil on kätte jõudnud ikkagi väga ilus aeg, kus meil pole vaja mitte millegi üle enam muretseda. Prillipapa ja onu Schwab ja meie endi sellised kommionud ja kommitädid hoolitsevad Eesti rahva heaolu eest eelkõige, aga meie närvisüsteemi ideaalse funktsioneerimise eest, et pange aga sutt sisse ja on rahu majas ja igavikuline rahu majas ja uskuge, muru siis läheb ka rohelneisemaks, päik läheb eredamaks ja sest tõesti see suts aitab, sest ma tean, ma kunagi Riia raudteejaamas küsisin narkomaanide käest, et mis värk on, nad seletas mulle kõik lahti selle. Ja nii asi ongi siis otse loomulikult ka väike reklaam lõpetuseks, kuidas muidu, et kes pole veel ostnud minu e-raamatut Elutarkuse entsüklopeedia, saate seda täna alghinnaga teha 25 €. Täna siis kõiki elavaid inimesi, sünergia töötab hästi võimsalt ja kuulmiseni õige pea. Aitäh teile!